Siis oli kutsekoolidel sihuke algmaine, et meil põhimõtteliselt oli nagu suhtumine oli nagu selline, et noh, et kui sa kuhugi mujal ei saa, et siis mine kutsekooli. Aga klassika, tuttav lause. Ja, et aga kuidas sina seda näed? Praeguseni tõesti on olnud kutseharidusel ikkagi võimalik korralikku õpetust teha. Et nüüd peab lihtsalt vaatama, et sinna ei tule niisugust auku sisse 10-aastast auku, et siis me avastame jälle, et kutseharidus on jäänud kuidagi nagu maha. Ja tänapäeval ta on ka huvitav ja ta on ka põnev, seesama masina asi, et see ei ole enam niisugune ettekujutus vanast ajast, et traktorist on tolmune, et silmavalged välguvad, üleni õline. Loomulikult satub ka vahest selliseid inimesi, kes tulevad siis kohale ja siis ta avastab, et see ikkagi ei ole ja kui on esimene laudapraktikat, siis ta saab aru, et seal on natuke laudahaisu ja mingid muud asja. Selle üle ei ole mõtet nutta, et mina arvan, et täna on mõistlik keskenduda sellele, et vaadata, et milline see Eesti põllumajanduse ja põllumehe tulevik võiks olla ja proovida siis selles maailmas leida see koht, kus see meie see võimalus on. Ja kindlasti üks on see, et põllumees peab haritud olema. Ma tean, et osadel põllumeestel tuleb natukene võib-olla oksemaik suhu, kui ma räägin sellest, et Excel on kõige alus. Te peate teadma, kui palju teil midagi kulub, kui palju teil välja tuleb, kui palju sisse tuleb. Iga kord, kui ma arvan, et ma juba midagi tean, siis tegelikult tuleb välja, et ma ei tea mitte midagi. Mida rohkem sõidad, mida rohkem töötad, mida rohkem harjutad, mida rohkem võib-olla ka koged mingisuguseid takistusi, seda parem töömees pärast oled. Hoida ka seda tagalat, et meil oleks olemas ka kriisiaegadeks, et kui ülemaailmsed süsteemid ei toimi, et meil on ka siis toit olemas ja me suudame toita selle oma rahva ära. Et see on üks ääretult oluline küsimus ka selles kontekstis, et meil on olemas need inimesed, kes oskavad seda teha.